isa oli ilma tööta, ta oli Toomal, oli professor Linna juures, oli assistendiks. Ema oli kodumajandusskooli lõpetanud ja siis kooliõpetaja kutsega ja siis kodumajandusõpetaja kutsega ja käsitöö samuti. Ema siis sõitis ringi Eestis ja oli konsulent. Sai natuke raha ja isa oli rohkem siis nagu assistent ilma tööta. Nad sai vist 2-3 korda aastas kokku üldse. Kas see kuuletada seda? Telefoni ei olnud palju kasutada, mõni üksik kord üldiselt ja siis nad kirjutasid. Ja need kirjad nendel on, mul on üks triloogia, nimi on Vabariigi pojad ja tütred, see on kõige suurem teostus, mul on 3 osas, umbes 1250 lehekülge. Ja see tugineb siis tegelikult minu isa ja tema 8 õe-venna lugu. Igal ühel on oma lugu, igal raamatus on 3 lugu. Ja siis selles teises osas keskmine lugu on siis isa lugu ja ema lugu ka. Ja siis sinna kuulub siis see Puremaa lugu samuti. Isa kirjutas päevikuid ja nende kirjad ja niimoodi. Et isa sai siis, korraga sai siia, siin oli kontrollassistentide kool, ta sai siia poole ajaga tööd. Juhataja oli Voltri seal. Ja siis oli 33, mina sündisin 2. oktoobril Tallinnas Keskhaiglas ja ema elas Kodu tänava minu ristiema juures. Tal oli vist 2 tuba ja 9. No igal juhul siis